Mu käest on küsitud erinevaid küsimusi. Ehk siis palju su ratas kaalub, mis sul kaasas on, ma ei tea, millega sa ketti õlitad, mida sa sööd. Noh, mõtlesin, ma siis natuke räägiks teile. Ühesõnaga on aika velon matkan miehen tehnikaan nurka. Et alustame siis otsast, et mis mul siin on. Lenksukott. Ehk siis lenksukott on lenksu küljes 2 krõpsuga kinni ja ta hoiab siis ühesõnaga kogu raskuse siit. See, et altpoolt ära ei lopendaks, on ta siit alt ka kinni tõmmatud. Ühesõnaga see on, võiks öelda, et nagu raam, mis hoiab siis enda küljes torukotti. Torukott on mul mingi, ma ei oska öelda, 12 liitrit. See on Hiinast tellitud ja kusjuures ma lasin tal neid õmblusid tugevamaks teha, et need tundusid, et kuna sa sõidad hästi palju ja ta rappub sul, siis võib-olla see, et tõesti tõmbab õmblust lahti, et ma lasin tugevamaks teha. Nagu näha, iga matkamees jääb igale asjale alati koha. Mis siin kotis on? Kotis on kõigepealt on padi. Ma olen proovinud erinevaid asju, ma olen pannud näiteks T-särgi sisse erinevad riided ja teinud sellest endale padja ja märkan hommikul üles, mul pea nagu, kael on kange, väsinud, ühesõnaga päev on rikutud põhimõtteliselt, sul ei ole seda energiat, et edasi matkata. Olen proovinud täispuutuvaid patju, sama teema, magaks nagu kivi peal, lased pool lössi, magad nagu süldi peal. No ei saa, sa ei puhkenud normaalselt välja. Ehk siis mul on, Triinu Kerna kinkis mulle korraliku matkamehe padja, ehk siis selline, mille sa keerad rulli ja ongi kokku pandav siuke. Pärast mõnes teises videos võin näidata. Ühesõnaga, ta oli mul rullis, ma tegin ta kujuks ja torkasin ta siit sisse, siia otsa välja, ehk siis ütleme, kuni siiamaani on mul padi. Siit edasi on mul täispuutav madrats. See on isegi selline, et see on kahelt poolt täispuutav, et kui üks pool katki läheb, siis teine pool on vähemalt terve, et seda saab vajadusel parandada ka. Mis läheb ka hästi kompaktseks, see on hästi kerge ja kannatab väga palju külma ka, et isegi vist mingi 4 kraadiga võib sellega maapinnal magada, aga see oleneb muidugi sellest, kui palju niiskust on. Ja torukott, et ta siin siis breikima ei hakkaks, on siis krõpsudega, et siin sees on 2 krõpsuliini ja siis üks liin on siis, jookseb siit kuni siiamaani välja. See roheline ja must on telgi raami torustik konstrui, sest et ta on nii pikk ja ta ei mahu mul sinna taha. Pauna ära. Ühesõnaga, see on mul siis esimene osa. Paagikott, nagu tsiklil on paagikott, on mul velol paagikott. Mis tema juhul nagu hea on see, et mul on siin sees akupank, sääsevõrk, mis käib näo ette, kindad, taskulamp, rahakott ja võti, mida läheb vaja siis, kui on vaja kuskile velo ära parkida. Mis on hea on see, et tal on siin auk, siit august saab tuua juhtme, vedada ümber lenksu ja panna siia. Ehk siis mul on tsikli telefonihoidja. Päris hea produkt tegelikult. Aga samas kui väga palju rappub, siis telefon võib ära lennata. Ma ostsin selle eelmine aasta Lätis, kui ma käisin. Ja kusjuures mul on 1 silindriga KTM 690 ja viba oli nii suur, et ta vibreeris need kummilottud metalline välja, et tänaseni on mul telefonil lihtsalt nagu metallini välja söödud mingid jäljed maas, et ühesõnaga tsiklile panete, siis võiks olla rohkem kui 1 silinder. Nii, ja siis mul on raamikott. Raamikotiga on see, et raamikott mul on kogu aeg selle ratta küljes olnud. Mis mul siin raamikotis on üldse sellised tehnilisemad asjad. Ma nüüd mõtlen, mis mul see täpsemalt on. Ma võtsin kettsae kaasa, siuke nagu niitsaag, millega saaks puid saagida vajadusel, kui ma tahan lõket teha või midagi. Mul on siin pussnuga
mul on siin tagavararehv, mul on siin pump, kui rehv puruks läheb, ma saan rehvi täis pumbata. Tööriistad, kui midagi lahti tuleb, on vaja, ma ei tea, mingid kruvid või mis iganes kinni panna. Kahvel, nuga, lusikas, matkaomad komplektina. Ketiõli ja salvrätikud. Eeblid, rehv puruks läheb, saab rehvi maha, eeblid on ka siin. Ja rohkem mul vist siin ei ole midagi. Ehk siis need on siis põhilised eespool olevad asjad, mis on siis mul tehniliselt vajalikud. Minnes nüüd teemaga edasi, kuidas ma telefoni laen, et akupank, mul on kokku 3 akupanka kaasas. Üks on enda oma 20 000 mahhi ja 2 tükki on küla pealt laenatud 20 000 mahhi ja 10 000 mahhi. Telefoni aku on, ütleme, 3500 mahhi, mis tähendab seda, et ideaalis 20 000 mahhise akupangaga võiks 5-6 korda saada laadida. Reaalsus on see, et saab mingi, ma ei tea, 4-5, ma ei tea. See lihtsalt, see ei mahuta nii palju, kui mis sul tehniliselt kirjas on. Et põhimõtteliselt mul on telefon, ütleme, nädalaks akupankade näol. Teine asi on see, et mul on see nupp. Kui seda nuppu vajutada, siis juhtub siuke asi. Miks ta hea on see, et tegelikult on see võistlusratas ja ta on mõeldud mul selleks, et kui sõidad mäest alla, siis sul on tasakaal palju parem, kui sul on sadul all. Teine asi on see, et matka puhul, miks ta hea on see, et kui jääd seisma, on raskus, see kõik kaalub ju päris palju tegelikult, on see, et lased sadul alla ja saad mõlemad jalad täis tallaga maha panna. Palju mugavam koha pealt ära minna, palju mugavam seisma jääda. Et see on sellest, see on siuke äge asi. Ostsin ka sadula pehmenduse, aga küsitud, kas sul kann ei valuta. Ütlen ausalt, mul on pükstel ka pehmendus ja mul on nüüd ka siis ühesõnaga sadula peal ja tegelikkuses kann ei ole üldse nii valuseks, siis topelt ei kärise. Väga hea asi on. Nii, aga raam, räägiks raamist. Pakiraamiga on siuke teema, et pakiraam kinnitub mul ühesõnaga ümber toru. Selle saab siit lahti võtta, kusjuures ta vibas mul, ning see hakkas mul lahti tulema. Ma panin ta nipukatega kinni. Raam ise on ka, ma olen modifitseerinud seda, et originaalis oli, ütleme, siiamaani ma liimisin spetsliimiga siia pikendustorud, panin veel siia mingid ühesõnaga tugevdasin selle süsteemi ära, et muidu oleks see, et see kott siin peal lihtsalt oleks lopendanud niimoodi, et vähe olnud, et teil on kuskilt mingit kohta, kus kinni haarata seda. Et seda ma natuke modifitseerisin. Mis ma eile panin tähele oli see, et need samused torud, mis siit raami külge lähevad, et nendega olid lahti tulnud kruvid, ehk siis raputab nii palju, et tegelikult oleks mul võib-olla mingid mutrid vaja. Vaatab Tartu poole läheb, siis äkki saab selle paremaks teha. Kontormutritest tunnen puudust. Aga üldiselt püsib normaalselt, probleeme pole olnud, et see raam on täitsa äge. Kotid. Ma ostsin Hiinast. From China. China. Rossville omad. Kusjuures see paagikott on ka Rossville oma ja see esimene kott on samamoodi, on Hiinast tellitud. Mis ta oli? 15 euri, see on laenatud paagikott. See kogu kupatus oli 27 liitrit, ma veel mõtlesin, kas võtan suurema või väiksema. Siis laadan, võtan suurema endale. Ja ma maksin sellest vist, ma ei tea, 30 euri või? Ja review'de puhul oli nagu see, et ma, üsna head review'd olid, ma otsustasin, et ma ikkagi valin selle. Nii, mis mul siin põnevat on? Võime korra piiluda, ehk siis tegelikult on see, et toiduga ka, ma veel mõtlesin, võtan seljakotti kaasa, ma panen seljakotti endale selga ja ma pean toitu kaasas. Reaalsus on see, et kui sul õlad on vabad ja sul raskust ei ole, sul on palju mõnusam sõita. Ehk siis seljakotti ma panin siis suure pauna külge. Suur paun käib trukkidega mul kinni. On 4 trukki pluss siis vöö. Nii. Vööga on see, et vöö saab panna siit kinni, lähed poodi, võtad ülemise pauna põhjust kaasa, kui tahad. Ja väga kannab teha.
noh, nii. Ühesõnaga ma aretasin nende seljakoti siia peale. Võtad kas või terve koti kaasa, kui tahad. Nii, ühesõnaga, mis mul siin sees on? Siin on mul toit, rätikud, ujumistrussaarid, ehk siis kõige olulised asjad, mida sul võib nagu matkal iga hetk vaja minna. Siin on mul telk, arvuti ja riided. Rohkem ma siia asju ei pandud, arvutilaadi on ka. Üldiselt jah, olen hoidnud nagu siin siuksed riide asju. Tuhvlid, ehk siis nad jäävad kahe maailma vahele kinni, kui on kott peal. Üsna hea koht, kuhu panna tegelikult. Kui matkama hakkad igast asjade peale mõtlema, kuhu mida saaks toppida või ära kasutada, et võimalikult optimaalselt oleks. Nii, ära nüüd kuku. Nii, vaatame, mis meil siin põnevat on. Süüa. Süüa on siin, jah. Allan vihmariided, dressid, mis lähevad selga. Pluss on siin veel, on mul nagu saapad, eks tegelikult nad on mõeldud tsikli saabaste peale, et on tald, kummist tald ja siis on niisugune nagu riide, kileriie, mille siis tõmbad nagu saabaste peale. Et põhjus samamoodi, et alad, siit tõmbad nagu kileks endale suureks. Et sa saad panna need saabaste peale, eks siis igaks juhuks võtsin kaasa. Väliköök, gaas, natuke süüa ja nii edasi. Nii. Hunnikuga kaabled, kui mul on vaja laadida midagi. Siis mul on veel kaasas toiduõli, kui ma tahan praadida. Mul on pann olemas. Siis mul on hambapasta. See on tänamatu asi. Kõige parem hambapasta, mida ma kunagi kasutanud olen. Nii, ja siis on igasugused peegel, pintsetid, žiletid, küünetangid, pesupulbri vedelik, ma ei tea, huulepalsam, kui liiga palju päikest saad. Ühesõnaga, bric-a-brac, siuksed olulised asjad. Ja siis mul on siin veel stand, ehk siis kui ma tahan telefoni panna maha ja filmida mingit ägedat asja. Kuidas ma kraavi sõidan suure hooga mäest alla. Ja siis on sääsetõrje. Vett. Liiter, pool liitrit. Nokamüts on. Vett on mul 3,5 liitrit kaasas, mõnikord mõtled, et jääb isegi väheks. Siin on mul, kui ma joon laagrisse, siis mul on riided, mis ma vahetan riided ära esimeseks. Siis mul on siin pudru, all on sokid, puhtad sokid, telkmantel. Väga hea asi telkmantliga on see, et telkmantli saab panna, kui on mingi koht, kuhu ei taha nagu telki maha panna, et on mingi kahtlane pind, siis saab telkmantli panna siin alla, kui saab vihma, saad seda kasutada. Ühesõnaga, ta on ülihea asi tegelikult. Torusalle, velomehe müts, magamiskott, pudru. Ega siin rohkem midagi ole. Monokular, et näha kaugustesse. Hästi pisike suumiga kusjuures. Päris äge. Messi. See on hommikupudru jaoks. Ilma meetama pudru ei tee. Chaga. I have to have my chaga. Chaga on hea. Mul on chaga kaasas. Siis on siin, ühesõnaga siit paistab, on 2 akupanka, mingi kork ja seep. Kui mõtled, miks sa seepi kaasas kannad? No tahad süüa, käsi pesta kuidagi. No käed mustad, ei ole kuskilt võtta ka midagi, eks siis ongi 3,5 liitrit vett, võtad ühe potska, võtad seebi, pesed oma käed ära ja sa saad normaalselt midagi süüa teha, mis iganes. Võib-olla sellises kohas, kus sul vett ei ole, et praegu siin on jah veekooga ja nii edasi, aga see nagu selle tagamõttega. Ja ega mul rohkem nagu asju siin kaasas ei ole. Teistpidi saab teinekord mõne video teha, kuidas need asjad seal telgis välja näevad. Aga ma usun, et paljud said oma küsimustele need vastused. Cheers! Hola. Rääkides siis rattamassidest on see, et päris palju oleneb rattamassi puhul sellest, et mis kerest on raam tehtud. Raame tehakse taas, vanasti tehti terasest, tänapäeval tehakse alumiiniumist.
ja noh, vägevad rattad tehakse karbonist, taastanud võistlusrattad, aga nende eluiga ei ole väga pikk. Minu rata sisekaalub, ütleme, noh, ma ei tea, 13 kilo äkki või. Et alumiiniumid on ka eri tüüpe, taast on tehtud 6. seeria alumiiniumist, minul on tehtud 7. seeria alumiiniumist. Sama tüüpi alumiiniumida kasutatakse lennukitel. Ütleme, et mul on kogu aeg on tavaliselt see raamikott on muga kaasas, kui ma käin sõitmas, et noh, ütleme, et paneme mingi kilo otsa võib-olla sinna, et ta kaal võiks olla, nüüd on 15 kilo. Ja kui ma panin kõik paunad ja asjad külge, tõstsin ta tagaratta peale, panin tagaratta kaalu peale, kaalusin ära kuivalt, ehk siis ilma veeta ja noh, kuiv kaal on ka kindlasti velotsiklisti põis peab ka tühi olema, siis saab kuiva kaalu õige kätte. Aga sellest kuiv kaal oli ta 35 kilo. Et kui mul on praegu kaasas 3,5 liitrit vett pluss toit, siis saan reaalselt kuskil, kogu see kupatus kaalub 40 kilo. Jah, kõvemad velovennad võivad öelda, et issand, sul on see liiga raske ja bla. Noh, esiteks on see, et varustus on suuremalt jaolt ostetud selleks, et noh, mitte igat grammi taga ajada, vaid pigem selleks, et mahuks mul tsiklimatkadel see ilusti paunadesse ära. Et aga noh, ma olen hakanud nüüd vaatama juba kergemaid asju. Et kui mul on plaan minna järgmise aasta veebruaris Malaisiasse velomatka tegema, sõidame Malaisiast Taisse, siis seal noh, nii suurt koormust nüüd küll kaasas ei saa kanda, et seal on kõige olulisemad asjad ja siuksed muu mudru nagu jääb vahelt ära, et praegu on see, et ma olen telgiga ja siin ongi vaja, et tahan ise süüa teha, et kõik siuksed asjad toovad seda kaalu juurde. Ja teistpidi, noh, kui vaadata ringi, siis meil on päris künklik see Lõuna-Eesti maastik, et selle koha pealt on siin päris hea trend tegelikult. Nii palju siis massist. Räägime ka kettidest. Mis õli ma kasutan? Ketiõlisid on 2 tüüpi, on kuiva ilma oma ja on märja ilma oma. Et noh, mis vahe neil on, et kui sul on märg ilm, siis ta ei tule sul vihmaga maha, kui sul on kuiv ilm, siis ta ei lähe sul tolmuseks. Kui sa kasutad kuiva ilma oma märja ilmaga, siis ta kulub ära ja kui sul on kuiva ilmaga märja ilma ketiõli, siis on see, et ta kisub tolmu enda külge. Et minul on vahepealne, mul on teflon efektiga ketiõli, ehk siis ta ei võta tolmu külge ja ta eelis on veel see, et ta esimese vihmaga ei tule maha. Üks miinus, mis tal on see, et kui tahta kett täiesti puhtaks teha, siis ta jääb üsna tugevalt sinna peale. Et aga noh, mul on spetspriboor, millega ma ketti pesen puhtaks, ma panen karbise ümber ja keerutan paar korda vänta ja mul on bensiin ka seal all, et see tõmbab selle tegelikult päris lahti, et mingi harjaga nühkides võikski seda tegema jääda, et pribooriga on ketti palju lihtsam puhastada. Et ketis siis nii palju. Aga jah, sellest hea. Palava ilmaga niimoodi sõita, see ikka väsitab päris ära. Aga samas teistpidi väga hea trenn on. Ja lahe on see, et saab ujumas käia ka vahepeal.